Kui ladu on natukene suurem ja sa ei jaksa seda virnastajat enda järgi tarida, siis on muidugi mõistlikum mõelda tõstuki peale. Lähme vaatame meie tõstukit korra. Meie uut tõstukit. Vana on kuskil töös, aga ma tahaks näidata seda. Tuleme näitan vana pealt tegelikult. Kus sa jääd? Kus tuled? Nüüd võrreldes, mis on virnastaja ja tõstuki vahe, on olemas ka peale istutavaid virnastajaid. See on peale istutav kahvel tõstuk, vastukaalu kahvel tõstuk, 3-rattaline ja tema töökoridor on muidugi laiem kui nendel väikestel virnastajatel, aga ta on oluliselt võimsam, et siis, kus on ladu suurem, saad sõita pikemaid vahemaid ja tema eelis on veel see, et tal on kahvlite külgnihutus. Ma näitan, mida see tähendab. Kõige välja lüütan. Sul liiguvad kahvlid vasakule ja paremale ja virnastajaga seda ei ole võimalik teha, seda liigutust, et see on nagu super kasulik ja meil on lisa kahvlite vasakule ja paremale liigutamisele on selline lisaseade nagu positsioneer ja see on kahvlid lahku ja kahvlid kokku, et kui seal on väga palju erineva laiusega kaupasid, mis iganes, laiad asjad, sa ei jaksa iga kord tulla maha ja hakata neid kahvleid liigutama käsitsi kokku ja lahku. Selle jaoks on olemas positsioneer ja see on super asi. Ja siukseid masinaid, teine on seal, me just tõime ühe juurde endale ja me müüme ka neid. Ja see on nagu kasutatud aparaat, aga ta on saksa oma. Linde vastu tegelikult ükski teine nime ei saa. Linde on parim, midagi pole öelda. Sa küsid, et miks te peaks minu käest ostma selle tõstuki ja mitte selle käest, kes müüb lindesid. Linde müüb uusi tõstukeid ja ma ei tea, miks austas. Et neid väikseid virnastajaid me müüme uusi, sest need ongi odavad ja sellised kergema töö tegemiseks nii-öelda, mitte mingi 24/7. Aga see on nagu selline tõsisem tööriist, et kui sul ladu on suurem ja sa tahad sõita ühes kohas tõstukiga teise, siis see on oluliselt etem selle asja jaoks. Meil on üle Euroopa väga palju kontakte, kust tõstukeid soetada ja ilmselt me suudaksime pakkuda mingisugust sellist vastuvõetavat hinda ja saksa toode on superioorne.